Ma ei tea, kuidas sul piibli lugemisega on, aga kui mina loen piiblit, siis vahest ma takerdun teatud lausetesse, sõnadesse, ei saa peatükist kaugemale või isegi mõnest salmist. Ja mingid detailid hakkavad mulle silma, ma mõtlen, miks Jumal lasi selle sinna kirja panna, mida ta püüab öelda, miks Jeesus just nõnda ütles. Ja sel hommikulgi ma takerdusin Johannese evangeeliumis 8. peatükis teada-tuntud loosse, kus abielu rikkumiselt tabatud naine tuuakse variseride ja kirjatundjate poolt Jeesuse ette templis ja kuidas Jeesus teda kohtleb. Ja see lugu õpetab siin teatud lõksudest, mis meie eluteele pannakse. Vaenlane püüab neid panna ja siin Jeesuse ette pannakse üks lõks, ta muidugi ei lange sinna lõksu ja Jumal annab, ma usun, meile kõigile armu ja tarkust neid tähele panna ja neist mööda minna. Aga me loeme siit esimesest salmist. Jeesus läks Õlimäele. Jeruusalemma kõrval olev selline suur mägi, kus olid oliivipuud, Jeesus veetis öö seal, see ei ole mitte klassikalises mõttes mägi, nagu me kujutame ette eestlastele mägesid kuskil Alpid või Andid, aga selline kõrge küngas, nagu meie Munamägi. Ja Jeruusalemm oli kohe seal ju lähedal ja varahommikul ta tuli jälle pühakotta, mis oli Jeruusalemmas ja kõik rahvas tuli tema juurde ja ta istus maha ja õpetas neid. Ja see, mida Jeesus tihti tegi. Jeesus õpetas. Elu muuseas algab pihta õpetusest. See algab pihta motiveerimisest. Me vajame haridust, me vajame õpetust, me vajame aru saada asjadest ja siis vajame julgustust, et neid asju teha. Ja seal kirjatundjad ja variserid, käsuõpetuse head tundjad, oma arust väga innukad Jumala teenijad, tõid tema juurde naise, kes oli tabatud abielu rikkumiselt. Huvitav, alati peame küsima, et kus see mees oli. Muuseas, Vanatestamendi käsk, me loeme sellest 5. Moosese 22. peatükist salm 22 ja 3. Mooses 20 ja 10, nõudis seda, et ka mees, kes oli abielu rikkunud, tuli ette tuua ja nad mõlemad tulid hukata vastavalt käsule. Siin aga nad toovad ainult naise, nii et küsimus tekib, kuhu jäi see mees, kes oli see mees? Ja nad panid ta keskpaika selle naise seisma ning ütlesid temale, õpetaja, see naine tabati abielu rikkumiselt. Aga Mooses on käsuõpetuses käskinud meil niisuguseid kividega surnuks visata. Mis siis sina ütled? Seda nad ütlesid teda kiusates, et neil oleks kaebamist tema peale. Nüüd Jeesus on tulnud varahommikul templisse, õpetab seal rahvast, kõik on hästi, ühtäkki seatakse teatud dilemma tema ette. Ja see on see, et siin on üks naine, kes on abielu rikkumiselt tabatud ja Moosese käsk sunniks meid teda kividega surnuks viskama. Sina, Jeesus, käid ju ka Moosese käsu järgi. Ja piibel ütleb, Jeesus pidas käsku veatumalt ja elas laitmatumalt. Ja siin on see dilemma. See naine vääriks surma. Nüüd me ei räägi muidugi mehest, kus see mees jäi, aga see naine vääriks surma. Rooma okupatsiooni all ei tohtinud juudid võtta enda kätte hukkamist. Me loeme sellest ju ka Johannese 18 ja 31, kus juudid ütlevad, et meil ei ole luba tappa. Neil oli see luba vastavalt käsule, aga nüüd Rooma okupatsiooni all pidid nad kooskõlastama asju võimudega. Ja teine dilemma oli see, et kui Jeesus nüüd halastab naise peale, siis ta rikub käsku ja temast saab käsust üleastuja. Ja niikuinii ta rikuks veel oma halastuse õpetust, mida ta ju kuulutas, nüüd äkitselt ta nõuab surma ühele naisele, tema, kes õpetas halastusest, armust ja armastusest ja andestusest. Jeesus oli inimlikult kimbatuses. Ja see oli see, miks variserid ja kirjatundjad selle naise sinna üldse tõid. Nende tõeline soov oli tegelikult tappa Jeesuse teenistust, hävitada seda mainet. Selleks aga, et hävitada Jeesuse teenistust, pidid nad leidma kriitilised
vead või üleastumised Jeesuse käitumises, millega teda hiljem süüdistada. Ja selleks siin nad seavad selle kiusatuse lõksu Jeesuse ette. Nad tulevad tema juurde muidugi austavalt, öeldes talle rabi. Ja kuigi see siin oli võlts austus, siis teisalt oli see ka tunnustus, et Jeesus oli selleks ajaks ühiskonnas ja ka religioosses maailmas teatud mõju saavutanud, ehk et teda peeti rabiks ja õpetajaks rahva silmis ja sellisel viisil ka nad adresseerivad teda. Küll on aga selge, et seda abielu rikkumiselt tabatud naist ei olnud ju vaja templisse tuua, vastavalt käsule tuli ta hoopis linnast välja viia ja teda siis karistada vastava karistusega. Antud hetkel vastavalt Moosese seadusele oligi kividega surnuks viskamine. Põhjus, miks nad tõid ta sinna templisse, oli konkreetselt, et kiusata Jeesust, et Jeesust vahele võtta. Ja me loeme siit edasi, et Jeesus aga kummardas ja kirjutas sõrmega maa peale. Kui nad siis küsides käisid temale peale, ajas ta enese sirgu ning ütles neile, kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama. Ja ta kummardas jälle ning kirjutas maa peale. Ja kui nad seda kuulsid ja südametunnistus neid süüdistas, läksid nad välja üksteise järel, vanemad eesotsas. Hei sõbrad, ma loen seda suureks auks ja privileegiks, et mul on see võimalus jagada neid vaimulikke mõtteid siin kanalil Karjase Kohv. Ja väike heategu, mida sina omalt poolt saad teha, on vajutada telli nuppu ja miks mitte ka like nuppu, kui sul meeldib see, mis me siin kanalil teeme. Suur tänu sulle. Aga mis lahendas selle kriitilise olukorra seal templis, oli tegelikult see sõna, mida Jeesus ütles. Kes teie seast on patuta, olgu esimene kivi viskaja. Ma nimetan seda tarkuse sõnaks. Ühtäkki oli selle olukorra lahendamiseks taevalik tarkus. Nüüd Jeesus käis selles kogu aeg. Ta ütles, ma teen ainult seda, mida ma näen taevast isa ees tegemas. Hea uudis on see, et sina ja mina võime käia selles tarkuse vaimu annis. Apostel Paulus kirjutab sellest 1. Korintuse 12. peatükis 1 annina 9 vaimu annist, öeldes meile, taodelge vaimu andeid ja tarkuse sõna on näha jumalikke lahendusi inimlikult keerulistes või võimatutes olukordades ja see on täpselt see, mida me siin näeme. Nüüd tekib veel üks küsimus, kui nad kuulsid seda sõna, nad oleks võinud oma südamed ju kõvaks teha, õigustada iseennast, nagu vahest me teeme ja ikkagi minna oma agendaga edasi. Aga vastus sellel on see, et Jumala ligiolus meie perspektiiv muutub. Tema lähedus paljastab meie südamed, nii nagu ütleb laulude raamat, et õelad ei saa püsima jääda õigete koguduses ja pole siis ime, piibel ütleb, kui me käime valguses, siis meil on osadus temaga ja üksteisega. Ja Jeesuse Kristuse veri puhastab meid kõigest ülekohtust, seetõttu me vajame hoida osadust temaga, hoida osadust Jumala kogudusega ja selles kontekstis me tegelikult näeme ennast ühes teistmoodi valguses. See on teine perspektiiv meile, ehk et kui me arvame, et meiega on kõik hästi, Jumala ligiolus, ühtäkki me näeme nagu Jeremiia, ma olen patune inimene, ma olen roojase suuga mees, ütles Jesaja ja natuke teisel kujul Jeremiia, sest ta tajus nüüd Jumala ees ennast hoopis teisiti. Jumala ligiolu ja pühadus kõnetas nende patust südant ja rääkis nende ülekohtu vastu ja nad lihtsalt ei saanud seda agendat täide viia. Läbi kiriku ajaloo on ikka küsitud, et mida Jeesus sinna kirjutas maa peale. Joseph Prince on toonud välja ühe huvitava mõtte, et templi pind ei olnud lihtsalt muld või liiv või mingisugune muu täitematerjal. See oli ilmselgelt kiviplaadid. Ja tema ütlus on seal selline, et kord Jumal kirjutas oma sõrmega Moosesele kiviplaatidesse 10 käsku
Ja kas on tõenäoline, et siin Jeesus kirjutas jällegi sõrmega kiviplaadisse 10 käsku? Meile siin piibel seda otseselt ei ütle. See võis olla ka, et ta kirjutas lihtsalt tolmusele kiviplaadi pinnale, mis mitmed nendest ilmselgelt süüdistasid varisere, kui nad neid seal lugesid, samal ajal kui nad ootasid Jeesuse vastust. Mõned aga arvavad, et Jeesus kirjutas sinna maapinnale nende süüdistajate endi patte. Ja kui hiljem Jeesus ütles, et kes teie seast on patuta, visaku esimene kivi või olgu esimene kivi viskama, ja seal need patud olid ilusti nende silme ees, kuidas nende süda neid hukka mõistis, ja sarnaselt selles olukorras siin variserid ja kirjatundjad, kas nad loevad siis oma patte sealt või 10 käsku, mis iganes Jeesus sinna kirjutas, see ilmselgelt lisas kaalu sellele, et kõik need süüdistajad tundsid ühtäkki endid diskvalifitseerituna olemaks kohtumõistjad ja hukkamõistjad. Pigem tundsid oma enda südame patusust ja süüd. Ja piibel ütleb, et nad kõik lahkusid sealt ruumist ja Jeesus jäi sinna üksi ja naine, nagu ta seal seisis. Mis tekitab küsimuse, et kuidas siis üldse see lugu siin Johannese evangeeliumisse jõudis, kui polnudki tunnistajad enam selleks hetkeks. Loomulikult võis olla, et jüngrid olid siiski seal kuskil kuulde kaugusel ja see rahvas tõmbus ka laiemasse ringi eemale, kui need variserid ja pahurad kirjatundjad sinna sisse astusid ja seal konfliktiks kiskus. Aga üks tõenäoline seletus on ka selles, et seesama naine, kelle peale Jeesus halastas ja kelle elu muutus Jumala suure armu puudutuse tõttu, hiljem sai Kristuse järgijaks ja jagas oma tunnistust sellest, kuidas Jeesus oli teda kohelnud. Nüüd, kui kõik naise süüdistajad olid sealt ruumist välja läinud, me loeme, et Jeesus tõusis püsti ja küsis, kus on need sinu süüdistajad? Ega keegi ole sind hukka mõistnud? Ja naine vastas, mitte keegi, issand. Nüüd Jeesus, ainukene tõeline, vääriline kohtunik selles olukorras, oleks võinud naise hukka mõista, aga selle asemel hoopis valis talle armu ja halastust anda. Ja kuigi hingevaenlane saatan asetas Jeesus ette väga kavala lõksu, siis nagu piibel ütleb, Jumal katab laua meie vastase ligiolus, ehk kui vastane meid ründab, äkitselt ka Jumala lahendus tuleb esile, Jumala varustus tuleb esile, Jumala tarkus tuleb esile. Ja me näeme, kuidas Jeesuse arm ja Jeesuse halastus päästavad selle naise. Ja sõbrad, see on see, miks meie täna siin oleme. Jumala arm on ainukene põhjus, miks me elame, miks me teda tunneme. Ja vaat selline on meie issand, piibli Jumal, ristiusu kangelane, Jeesus Kristus, kelle armu tõttu selle naise elu säästeti. Ja seesama arm on toonud meid surmast elusse ja selles armus me elame iga päev ja seda armu võib kogeda igaüks, kes Jeesuse Kristuse juurde tuleb. Sõbrad, ma tahan südamest tänada neid, kes on seda kanalit Karjase Kohv toetanud. Võib-olla isegi palvetanud selle eest, jagan mõne oma sõbraga. Nii et ma olen südamest tänulik kõigile neile, kes on seda kanalit tellinud, videosid, mis sind on kõnetanud, laikinud, võib-olla mõne positiivse kommentaari jätnud. Ja ma hindan seda väga. Nii et anna teinekordki teada, kust kohast sa seda kanalit vaatad, mis sind on julgustanud, tagasiside on tore, ma hindan seda, kui mul on võimalus, ma vastan sulle ja kui sul on mõni palvesoov, anna selleski teada. Nii et olge vahvad, näeme jälle.